Hello! Jälle viimasest vlogist mingi aeg möödas, aga täna ma mõtlesin, et võiks teid kaasa võtta oma tegevustesse. See oleks üldse minu vlog, kui me ei läheks selles vlogis näiteks Ikeasse. 33-aastase sellised tipphetked on see, kui ta saab Ikeasse ja kuskile veits nagu shoppama kodust välja. Seega jah. Aga miks me lähme Ikeasse? Tegelikult mul on üks kindel plaan, miks me sinna lähme ja ma ei ole päriselt väga pikka aega Ikeas käinud. Ma arvan, et viimane kord ma isegi näitasin teile, kui ma Ikeas käisin. Seega täna me lähme sinna otsima selliseid asju nagu jalanõukapi riiuleid ja ma vist ei ole ka näidanud teile. Okei, tegelikult viimane kord oli see Ikeas, kui me käisime jalanõukapi ostmas. Ja ma ei ole seda teile näidanud ja ühes vlogis ma otsisin seda, me ei leidnud ja nüüd lõpuks me leidsime juba päris pika aega tagasi jalanõukapi sealt. Aga ma kõigepealt veits sassisin prügi tahab väljaviimist ja see on meie uus jalanõukapp. Ma isegi ei tea, mis selle mudeli nimi oli, aga põhimõtteliselt, ja ma ei tea isegi, kas see on nagu jalanõukapiks mõeldud. Aga igatahes selline see välja näeb. Ja me läheme neid riiuleid juurde ostma. Me algul ostsime 3 tükki vist või? Jah, 3 tükki. Täpselt aru saada, palju see mahutab ja mis ja nii edasi, aga täna me läheme ostma 3 tükki juurde, ehk et siis see mahutab päris hästi need jalanõudsi ära. Ja nagu musta värvi, mida ma poleks isegi arvanud, et ma sellise asjani jõuan. Aga seda oli veel mingit sellist imelikku puidutooni, mis ei läinud meil nagu selle puidutooniga kokku. Ja me mõtlesime, et davai, võtame räige riski ja ostame musta värvi. Ja mu meelest see on ülihästi sobib siia nurka. Ta nagu, kuidas ma ütlen, ta natuke isegi nagu eraldab seda nii-öelda esiku osa siis muust toast. Ja läheb ju ilusti kokku selle peegliga ja tegelikult me tahtsime suuremat peeglit ka. Aga me mõtlesime, kuna see on ikkagi üürikodu, siis jah, pole praegu mõtet seda uut mingit peeglit siia osta. Ja me saime siia selle väikse lauakese ka, vaadake, nagu väike õde ja vend. Ja see on ka Jyskist, nagu ka see laud, seega same, lihtsalt väiksem mudel siis. Aga ta on tegelikkuses selline tumepruuni värvi, aga enamjaolt silmale nagu tundub selline siin valguses must pigem. Seega see nagu läheb ka justkui sellega kokku. Seega jah, kogu see pikk jutt siis kokku võetuna lähme täna Ikeasse siis ostma jalanõu neid väikseid riiuleid. Siis ma arvan, et lähme teeme lõunasöögi ka Ikeas ja siis ma pean minema otsima tegelikult ühte kingitust. Kuna meil tuleb naabril sünnipäev, ma mõtlesin, et võiks mingi väikse pakikese talle teha. Ja jah, nii ongi, alustame selle päevaga. Ma tulin prügi ära viima ja ootan, kuni Rain autoga siia sõidab, aga teate, meil on ilmad nii soojaks läinud vahepeal. Me käisime tegelikult paar nädalat tagasi Eestis ka ja täpselt siis, kui me tagasi tulime, läks mega soojaks siin. Nii et iga päev on praktiliselt üle 30 kraadi, rannad on rahvast täis ja üli soe. Nagu eile oli ka niimoodi, et terve öö olid meil siis aknad ja asjad lahti, aga ega see õhk väga ei liigu, sest nii soe on ja me nagu AC-d ka eriti kasutada ei taha. Seega jah, ma arvan, et me läheme mingi hetk seda mingit ventilaatori moodi asja ostma. Vaatame, kas see toimib. Aga ühesõnaga jah, ilm on mega minna ja soe juba. Esimene peatus on siis Actionipood loomulikult. Nii et ma tulin siia korraks Raineks oma asju ajama ja ma olen juba mingid kandikut pihussin lihtsalt. Nagu ma ei tea, kas mul oleks vaja laua peale mingid uut kandikut või mis. Jah. Nii, mis ma siis vahepeal olen korvi endale siin pannud. Leidsin ühed sellised, teate küll need külmkapi karbikesed. Siis ma võtsin ühed sellised kummikindad. Ma võtsin terve suure pakist, ma ostan jumala tihti neid ühekordseid kindaid. Need on nii hea kodus minu arust kasutada. Siis võtsin mandlid. Seda fooliumit ja siis nagu need puhastuslapikesed. Seda nagu on nii vähe Hispaanias poodides leida, sellist lapikest. Kõik on nagu kas mikrofiibrid või siis nagu sellised kangased, aga neid nagu niiskeid taolisi üldse ei ole leida, siit Actionist saab neid. Nii, ma käisin kõik need poed siin läbi, aga kuna siin oli nii palju rahvast, siis ma ei suutnud filmida siin kuskil. Aga ma sain kinkekoti, sokke
ja siis mingeid kingiasju, siis kingikotti ja mingeid selliseid koduasju, kammikesi ja värki, mis ma tavaliselt siit ostmas käin. Seega mul oli vaja neid varusid täiendada. Aga mul oleks kingikotti siis vaja veel äkki mingit, ma ei teagi, mingit väikest nänni. Ma ostsin mingi küünlakese ja ühesõnaga, kuna ma tean, et talle meeldib roosa värv, siis tulid kõik asjad roosad. Seega ma arvan, et on nunnu. Aga praegu ma otsin siis Raini üles, seda peaks kuskil siin parklas olema, aga autosid on nii palju. Seega otsime ta üles ja järgmisena lähme Ikeasse sööma, ma arvan. Enne kui me Ikeasse hakkame suunduma, mul tuli meelde, et ma sain endale kotikese ka. Eestis oli ka kunagi see pood, see Parfois, mis iganes, aga siin on nagu igas keskuses see pood olemas. Ja see on sellise nunnu kotikese. Ma mõtlesin, et hea selline lukuga lihtsalt suviire selline kott. Seega tulime nüüd esimesena sööma ja siis vaatame Ikeas ringi. Ma mõtlesin, ma pole kunagi teile näidanud, milline see Hispaania Ikea toidumenüü on. Siin natuke teistsugused asjad mu meelest kui Eestis. Seega ma kohe näitan teile. Nii, siin on siis selline iseteeninduskassad. Noh, niisama saab ise sealt ka tellida, aga ma ei tea, võib-olla Eestis on ka juba Ikeas need iseteeninduskassad, aga igatahes minu arust siin on natuke teistsugused asjad, nagu näiteks see lihakäntsakas, mida Eestis kindlasti ei ole. Igast mingid ravioolid ja asjad, ma ei tea, võib-olla need on Eestis ka olemas. Aga minu arust kõige suurem erinevus oli nende magustoitudega äkki või? Kus siis saab võtta... Vaata, praegu ei olegi valikus. Tavaliselt on siin ka churrosid valikus ja siis mingid pannkoogid igast kreemide ja asjadega. Ja jah, ma ei tea, teised asjad just on suht sarnased nagu Eestis. Aga peaks nüüd vaatama, mida üldse tellida. Mis siin on? Friikartulid ja taimsed pallikesed. Mingi uus pakkumine. Aga mis see kaste on? See või? Okei, juustune. Juustune, okei. No igatahes mul on klassika. Tavalised lihapallid ja kohv ka. Siin Rainil on see juustukaste kõrval ja teate, see meenutab täpselt seda juustuviile, mis kunagi olid nagu paki sees ja siis iga juustuviil oli veel nagu eraldi ka ülikollast värvi. Ma ei tea, kas sellist asja huvitav müüakse hetkel ka või? Müüakse arvada. Eestis ka. Igatahes see maitseb nii rõvedalt lihtsalt minu meelest. No ei suuda selliseid kastmeid nagu süüa. Ja seda juustu ma pole ka kunagi suutnud väga süüa. Ja teisega ma mõtlesin, et on ainult need ühekordsed. Aga võtame siis neid 3 tükki juurde. Teeme veel tiiru peale. Äkki jääb veel midagi silma. Nii, me oleme kodus tagasi. Tegime ühe jääkohvi. Ja kohe varsti ma hakkan pakkima seda kingitust, siis ma näitan teile, mis ma kokku ostsin. Enne kui ma hakkan ta kingitusesse näitama, vaadake, ma sain sealt Actionist sellise selle külmkapikarbi on ju. Mul enne oli nagu juurikad, mingid purgid ja tomatid erinevates väikestes karpides. Aga nüüd ma saan need kõik ühte panna. Mul on siin avokaadot veel ja siis tomatid. Noh, kõik on erinevates nendes on ju. Aga nüüd näeb asi palju korralikum välja, kui ma saan need kõik siia ühte karpi panna ja nagu see võtab 100 korda vähem ruumi ka. Nii et paneme selle ka siia. Ja ma muide juba proovisin, see mahub ideaalselt siia. Nii, palun väga. Ideaalne ja nagu mul oli enne kõik siin täis, siin on veel vaba ruumi. Seega super, väga hea ost. Aga ma ei tea, kas ma näitasin ka, ma sain nagu ülisuuri neid wrappe, millega siis ma mõtlesin burritot teha mingi päev. Nüüd selle pakikese juurde ma ostsin sellise kui nunnu kinkekotikese roosa. Pain ise mingi pabereid seal sisse, ma pean veel vaatama, kuidas ma seda sätin. Siis ma ostsin sellise väikse roosa juukseklambri. Väga ilus mu meelest. Siis sellise selle juuste kuivatamise rätika sõnaga, et sa paned nagu turbaniks pähe selle.
siis selline väga armas lõhnaküünal, päris suur selline, ma ei tea, 50 tunni vist tuleb. Siis ma leidsin sellise roosa väga nunnu teepakikese, selle. Siis ma võtsin selliseid Korea näomaskikesi ja iPadsid. Ja siis, kuna meie naabril on koer ka, siis ma võtsin sellised nunnud pallikesed, mis ei tee häält. Sest teate, kui raske on poest leida selliseid loomamängu asju, mis ei teeks nagu häält. Ja minu arust nagu igast need piiksuvad asjad on nagu, kui mul oleks koer, siis ma ei tahaks kunagi, et keegi kingiks mulle mingid piiksuvad mänguasju koerale. Igatahes ma leidsin sellised pallikesed, mis ei piiksu. Nii, prooviks need asjad siia kotti mahutada ja siis ongi. Ma arvan, et nunnu selline väike pakike, lilled ka äkki juurde ja see on idekas. Kell hakkab 5 saama. Ma arvan, et me teeme täna veel mingi pildistamise asju. Päevasel ajal väga ei kannata pildistada, nii et siis saab neid asju ainult kas hommikul kui õhtul teha, sest nii soe on lihtsalt, päike on nii kõrgel. Peaks mingi õhtusöögi asja välja mõtlema ja siis hakkama vist tegema. Seega ma ei tea, palju ma täna veel midagi filmin, võib-olla ei filmi midagi. Nii et jah, vaatame, mis homme saab. Tegin siin oma trennikese ära ja sõime hommikust ja tegelikult tegime ühe pildistamise ja filmimise ka juba ära. Kell on 9:11 ja me ärkasime suht vara täna. Jah, igatahes me peaks hakkama järgmiseks filmimiseks ette valmistama ja see võtab veits aega. Seega ma ei teagi, kui palju ma täna jõuan jälle filmida, aga teate mis? Vaadake, ma näitasin, ma ostsin neile selle koti, on ju. Teate mis või? Ma läksin pärast Saarasse ja ma leidsin Saarast nagu koti, mis mulle tegelikult rohkem meeldib. Ja kui ma hakkasin nüüd seda kotti kodus proovima ka, siis mind häiris see pikem rihm. Ühesõnaga, ma mõtlesin, ma täna lähen vaatan, kas ma saan tagastada seda sinna poodi. Siis lähen ostan või tellin, ma ei tea veel, kuidas ma teen Saarast siis selle teise koti, seega täiesti deluulu, aga vaatame, kas ma saan selle tagastada ja siis vaatame edasi. Aga see siis juhtub kõik mingi õhtupoole pärast lõunat millalgi, ma ei tea isegi mis ajal. Igatahes nüüd on kell juba 4 saanud, me mingi 3-st jõudsime alles lõunat sööma, aga nüüd saab siis natuke vaiksemalt võtta. Ja ma lähen käin siis seal poes ja vahetan selle koti välja, aga vaadake, ma panin neid riiuleid siia juurde ja nii on paremini näha. Seega jah, selline see asi siin nüüd välja näeb meil. Lihtsalt Raini jalanõud ja mõned minu jalanõud isegi on natuke liiga pikad, et siis neid alumisi riiuleid nagu kasutada, siis ma pean nagu põiki need panema või mida iganes, aga noh, praegu toimib niimoodi päris okeilt. Aga praegu lähme siis, teeme selle kotivahetuse ära. Ma ei tea, kas ma käin seal Saaras ka praegu või mitte, aga ma näitan teile kindlasti, mis saab. Käisin nüüd seda kotti tagastamas, ma pole kunagi siin Hispaanias nagu proovinud midagi tagastada. Aga reaalselt see ei olnud nagu mingit küsimustki, et miks ma tagastan või blablabla. Ühesõnaga andsin selle, ütlesin soovin nagu returnida ja sain kohe raha tagasi. Nagu ei olnud mingit, et ala pean kinkekaardi võtma või sealt samast poest midagi valima, seega üli lihtsalt läks sellega. Aga nüüd ma käin korra veel siin keskuses väikse tiiru peale ja siis lähme juba, ma käin ikkagi Saaras ja ostan sealt Saaras koha pealt selle koti ära. Mul õnnestus see kotike siis saada siit, õnneks oli veel 2 tükki olemas. Aga ma ei saanud Saaras midagi rääkida, see oli muusika nii kõvasti. Aga ma lähen käin praegu siis toidupoes, ma peaks paar asja ostma ja siis lähen juba kodupoole.
aga mega palju rahvast on igal pool, nagu ja hea, et Saaras on iseteenindus, kas saab vähemalt juba kuskil järjekorras ootama. Aga ma olen väga rõõmus, et ma sain selle koti teemaga ühele poole. Ma ei tea, kas ma isegi mainisin ausalt öeldes, aga me lähme varsti reisile, me läheme Mallorcale. Noh, tegelikult on see siin samas, aga 4 päevaks siis lähme sinna. Tuleb selline mõnus selline saare tripikene, kus me mõtlesime siis, et võtame rollu või mis iganes asja, sellise, millega saad nagu ringi seal saare peal sõita ja majutuse puhkisime ka juba ära. Me ei pannud täitsa sinna Palmasse seda majutust, võtsime natuke eemale sealt, et võib-olla mitte nii linnas olla. Ja kuna meil on transport, siis me saame iga kell nagu liikuma ja ringi vaadata, seega praegu käime toidupoes ja vaatame, kodus lähme ja teeme mingi õhtusöögi, sest kell on juba 6 läbi ja kõht hakkab nüüd uuesti juba tühjaks minema. Olemegi tagasi kodus ja tänane õhtusöök. Ma ostsin Mercadonast steiki, seega praadisin seda. Natuke läks üle, aga noh, maitseb vähemalt hästi. Sorry, see ei näe väga nagu kena välja. Ma panin rätiku alles, siis seda mahla voolas. Ja siis siia kõrvale väike salat, võtti natukene ja arbuusi on meil ka siin ilsest veel. Meenus, et ma käisin tegelikult kähku seal Mangos ka, kui ma käisin seda kotti tagastamas, seega sain sealt ühe kleidi endale. Ma mõtlesin, ma näitan teile ka. Igatahes, see on selline kootud kleit, mul siin koti sees veel. Aga mul ei ole tegelikult ühtegi sellist ranna mingit kootud kleiti ja ma olen nii kaua tahtnud mingisugust. Seega, seal on see Mango outlet, seal on väga huvitavaid asju tihtipeale nagu müügis. Kuidas ma seda näitan? Niimoodi just. Igatahes on maanikleit, selline mõnus, veits paistab läbi ja siin on selline kuldne niit jookseb ka läbi, ma ei tea, kas seda on näha, aga ma pean natukene timmima neid, ma pean neid natuke lühemaks õmblema, sest see jäi muidu nagu liiga avar ja siit alt ma mõtlesin ka teha midagi, mulle ei meeldi, et ta nagu läheb nii kitsana nagu põrandani välja, maani välja. Ma arvan, et ma üritan mingit harutusteemat siin teha niimoodi, et ma saan need ääred lahti, et siin oleks nagu see lõhik mõlemal pool. Nii et ma vaatan, ma katsetan sellega, mis sellest saab. Vot selline leid veel ja siis see kotike. Jah, rohkem pole mul midagi näidata. Nii, meie tänane õhtu. Siin natuke veel arbuusi. Võtsime väiksed veinid ja rohkem polegi vist midagi. Seega ma arvan, et siinkohal on hea lõpetada selle vlogiga. Aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmisel korral. Tšau!